Tere tulemast minu poolt ka, et iga jõulumail, et salvestatakse teada. Nii, aga küsige, mis on siis selle ürituse, minu ürituse pealkiri. Oli suhteliselt raske öelda midagi. Ja jõudsin siit nii kaugele, et panin lihtsalt info otsin AI abiga, siis ei logita. Miks siis niimoodi? Tavaliselt on nii, et kui ma kasutan AI, tavaliselt on see, et ma tahan midagi teada, otsida midagi. Sellepärast ongi info otsin. Nii, ärge veel muretsege, pärast jagan teile kõik need asjad, mis siin on, et ei pea muretama pildistama. Nii, aga alustame kõige lihtsamast. Panin chati lihtsalt küsimuse, kuidas peaks otsima infot. Vastus oli enam-vähem selline, et ma ei tea, te käeg märku, kui õpilased saadavad teile enam-vähem sellise tulemuse. Et hakkab suht masendav. On nii, et täiesti ühel poolt midagi nagu oleks, aga teiselt poolt konkreetsus pole üldse. Võikski mõelda, et hakkame lihtsalt igat seda punkti täiendama ja laiendama, aga see võtab nii palju aega, et võib-olla on kergem see õpik ikka lahti võtta iseseisvalt ilma ainult ajalooga. Nii, mis ma veel uurisin? Tahtsin teada, palju seda infot siis on parasjagu. Näete, nüüd ma küsisin natukene rohkem infot. See esimene osa, lihtsalt palju infot on ja siis ma andsin lisainformatsiooni. Tabeli välja, tekst, audio, kirjavead on meile jäetud, ligikaudu maht ja nii edasi. Tuli enam-vähem selline tabel, mis on lihtsalt info. Kõige huvitav võib-olla see, et iga päev toodetakse seda YouTube'i mahtu nii palju, et ei jõua ära vaadata ja see on iga päev. Ehk siis maht on väga-väga suur, isegi need samused EB ja nii edasi. Et seal on nii palju tulli järgi, et ei oska isegi hoomata seda. Nii, ehk lühidalt, seda infot on nii palju, üli palju, ei suuda seda isegi aru saada, kui palju seda on. Iga päev toodetakse üha rohkem ja rohkem. Ja miks see siis ütleme AI-le tere? Sellepärast, et AI peaks neid aitama mingil määral. Nii, aga kuidas ta aitab? Ehk siis üldiselt soov on saada väljundisse midagi. On see info, on see mingisugune muu informatsioon, mingi kokkuvõte ja nii edasi. Ja minu vaates see väljund sõltub kolmest suuremast komponendist. Sisend, ehk siis meie vaates prompt või siis juhis, siis kontekst ja dataset. Mis on täpselt selleks blackboxis toimub, ei tea täpselt. Söödata sisse ja tuleb vastus ja kuidas täpselt toimub, ei tea. Võib-olla isegi ei ole tähtis, tähtis on siis tulemus. Me vaatame, et kõiki kolme komponenti, ideaalis oleks kõik need kolm komponenti parandada. Aga mitte alati me saame seda teha. Näiteks dataset, kui me seda chati vaatame, ega neid andmeid saab sisse muuta ei anna. Kasutame nagu on. Konteksti saame natuke muuta, aga mitte nii palju. Nii, aga alustame nii lihtsamast. Ja siis üks ettepanek on see, et me uurime chati käest, kuidas tema siis tahab, et me esitaks neid küsimusi. Näiteks kirjutasid talle, kes on, prompt engineer, või see on selline üldine lause. Tavaliselt, kui te kirjutate, et hambaarst, siis väga palju infot saab sellest nende kahest sõnast, ühest sõnast. Edasi, mis ma kirjutan? Ma tahan, et te aitaks mul selle täiusliku prompti kirjutada. Ja ma igaks juhuks mainin seda, et see prompt kasutatakse tema enda poolt. Arvestame seda, et erinevad LLM-id kasutavad natukene teistmoodi. Ja näiteks saate mingid muud mudelid kasutada, on mõttekas sinna sisse kirjutada. Nii, ja väljund, mis see on? Esiteks, ma tahan, et ta küsiks minu käest, mis ma üldse tahan. Ja minu tulemuse põhjal ta siis ütleb mulle kaks asja. Ideaalne prompt ja küsimused.
ja igaks juhuks tasub ka mainida seda, et kui kasutada sellist põhimõtet, siis tasub öelda, millal me lõpetame. Sest mõnikord ta jääbki ootama lõpmatuse ja see ootab seda ressurssi. Nii. Ehk siis küsisin midagi ja tuli nüüd selline pikk on. Aga näete, suhteliselt põhjalik, aga mis on kõige tähtsam, on need küsimused, mis siis lõpus on. Sõltuvalt minu sisendist. Ma palusin talt, et tema küsis minu käest küsimusi, millele ma vastaks ja vastuste põhjal ta täiendaks seda prompti. Mis annab seda? See annab seda, et ta küsib väga spetsiifilist asja. Ta küsib minu käest asju, mida ma ise ei oleks mõelnud. Teoorias, kui te väga tahate, võite siin vastata küsimustele suhteliselt põhjalikult, spetsiifiliselt ega kord see prompt läheb paremaks ja paremaks. Pärast seda, kui see ideaalne prompt on olemas, siis söödatada uuesti sisse AI-le ja vaadata, mis need tulemused on. Kui meeldi need tulemused, siis saab uuesti selle protsessi läbi käia. Ja ta annab seda, et esiteks teie räägite natukene paremini ja selgitate AI-le, mis see tahab. Kui lihtsalt öelda, et annab mingi info, siis ta arvab, et see annab suhteliselt häguse asja, et kasutada otsuselt ei saa. Nii. Aga oletame, et seda sammu, mis ma eelnevalt kirjutasin ja näitasin, et ei taha seda teha. Ei ole nii palju aega, et seal pool tundi AI-ga rääkida ja vestelda. Siis on olemas custom GPTs või siis custom mudelid, või see mudelid öelda, ehk siis asjad, kus te saate väga spetsiifiliselt küsida asju. Ehk siis keegi kasutajateks kunagi lõi, kellel on tasuline versioon, saab vaadata GPTs ja seal on näiteks selline variant, et on prompt engineering võimalus. Mis annab seda? See tähendab see, et see aken, mida te peate nägema, on väga spetsiifiliselt tehtud selleks, et aidata teil teha see ideaalne prompt. Kõik need eelmised sammud, mis ma näitasin, kus te peate ise selle prompti genereerima ja välja mõtlema ja siis täiendama ja nii edasi, siin on see juba sisse ehitatud. Kui te täpselt ei tea, mida te tahate, siis pigem ma soovitan seda esimest sammu teha, siis see aitab teile enda peas neid mõtteid korrastada. Aga kui enam-vähem teate, mis te tahate, võite aega kokku hoida ja ise teha. Muidugi on see, et kellel on tasuv versioon, saab neid custom GPTs teha vastavalt oma vajadusele. Aga näete, siin saab PySpace ja Canva ja nii edasi. Need on olemas, kasutage, aga kui teil on vaja väga spetsiifilist asja, saate luua vastavalt siis kategooriaga. Nii, aga see on kohe esimene vastus, mis ta andis. Ma lihtsalt küsisin seda, ja tema andis mulle sellise vastuse. Et iseenesest täiesti alguseks täitsa okei, võib kasutada, aga jällegi selle versiooniga tasub natukene mängida. Ta annab teile rohkem võimalusi. Ja ma siiamaani pole näinud, et promptil oleks mingisugune piirang. Ta võib olla täitsa 2-3 lehekülge. Väga spetsiifiliselt. Nii, muidugi, kui teil on see olemas, siis söödate ta uuesti chatile sisse ja vaatate, mis seal tuleb. Nii, on ka soovitused. Ma eeldan, et olete kuulnud, vähemalt osades neist. Ehk siis igasugused akronüümid, API ja nii edasi. Ehk siis see taandub põhimõtteliselt sellele, et olge võimalikult konkreetselt ja täpselt. Peab aru saama, et see AI chat, AI LLM, ta ei ole inimene, kuigi ta ta paista välja inimesena. On asi, ta tahab suhteliselt spetsiifiliselt väga täpselt saada instruktsioone ja vastavalt nendele anda teile ka mingi vastuse. Pärast ega slaidid võite siit kasutada ükskõik mida. Kui endal otseselt lemmikut ei olegi, ma kasutan vastavalt siis vajadustega.
aga ma arvan, et lähiajal tegin neid juurde, et see ei ole lõplik nimekiri. Nii, on olemas ka siuksed nii-öelda tehniks, 2 tükki on võetud, ma ei tea kust. Aga näete, jällegi on erinevad võimalused, kuidas läheneda sellele nii-öelda küsimusele. Te saate luua persoone, saate luua stsenaariume, te saate küsida väga spetsiifiliselt. Nii-öelda alustuseks täiesti okei. Ja mida rohkem te kasutate, seda täpsemaks teie nii-öelda küsimused ka. Nii, panin ka veel ühe slaidi, mida tulevikus võib-olla täna oleks vaja. Ehk siis, kui otsime mingi infot, mingit raamatust või mingit pikemast allikast. Tavaliselt nagu arvame, et see raamat, mida on piisavalt paks, et see on piisavalt palju infot sees. Ja sealt oleks vaja mingi välja võtta. Ehk siis saab kasutada selliseid nii-öelda framework'e. Üldiselt võiks öelda, et kui te kasutate nii-öelda tasulist versiooni, siis ta annab natuke paremaid neid tulemusi kui see tasuta versioon. Nii. Panen teile selle nii-öelda slaidid juurde 2 raamatut, et sealt te võite lugeda. Ma ei ütle, et nad on nagu ideaalsed, aga ma tahaks väita, et kui Google on selle teinud ja niisugune see firma, siis arvatavasti nagu piisavalt hea. See on erinevad tehisikeid, saab leida selle, mis teile täpselt nii-öelda võiks sobida. Jällegi, ma ei tahaks öelda, et ei ole ideaalset versiooni. Tuleb katsetada natukene ja sealt nii-öelda edasi liikuda. Nii. Palju tööriistu te teate siit listis? Kui te näete, üks see list teie. List võib olla veel pikem ja laiem. Et osa on siis nii-öelda tasuta, aga nagu me teame, et tasulised versioonid on natukene paremad kui tasuta versioonid. Või siis on mingi tasuta versioonil mingisugune piirang. Ehk siis valige endale välja, mis selle kõige rohkem meeldib ja kasutage seda. Mida tasub vältida on see, et on sellised nagu kampaaniad, et kasutada meie tööriista ja seal sees on veel 10 nii-öelda AI mudeli. Minu kogemus on see, et see pigem ei tööta niimoodi. Et kui teil on vaja näiteks midagi otsida, siis siit midagi vaadata, kui teil on vaja midagi luua, siis võtate alt näiteks. Nii. Kas need pildid on teile tuttavad? Olete vähem kuulnud? Ehk siis Copilot, Gemini ja Perplexity ja OpenAI on samamoodi. Ehk siis päris paljudel on olemas deep research või deep thinking või mixed research nupp olemas. Miinus on see, et kui te panete selle funktsiooni sisse, siis ta lihtsalt mõtleb kaua ja pikalt ja laialt. Kui on selline lihtne asi, siis ma pigem seda ei kasutaks. Kui teil on OpenAI oma tasuta versioon, siis teil on vist piiratud nii-öelda võimalused. Aga mina vaatan seda niimoodi, et kui see AI suudab päevas kokku hoida mingi tund aega, siis ta juba tasub ära. Ja kui kuus ikka mitu tundi, siis on seda väärt. Nii. Panin siia ka veel raamatu, kes on selle Perplexity nii-öelda fänn, et võib sealt mingi vaadata huvitavaid ideid. Nii, aga alustame, see oli kõik sissejuhatus. Nii, see pilt on AI-ga loodud, et see prompt on siin, kui tuleme vaja. Nii, aga kui me läheme selle info otsimisel, siis siin on selline hea lineaarne graafik. Teil on küsimus, te hakkate otsima, leiate vastuse, siis on järgmine küsimus, siis on järgmine küsimus ja nii edasi. Põhimõtteliselt tekib selline järjestikune liikumine, et saate vaadata ja liikuda suht lineaarselt. Tavaliselt on suhteliselt lihtsad küsimused. Ma ei tea, näiteks kuidas ma ei tea, tohtub jää. Väga spetsiifiline ühes suunas ja ei ole vaja midagi mõelda. Tavaliselt, kus mina salvestan, kõik need tulemused on täitsa suvaline mingi Google Docs või Word dokument.
kui ta on lineaarne, teda on võimalik lineaarselt lugeda, siis täitsa suvaline koht, kus te saate seda salvestada. Tulevikus ma soovitan neid asju teil ikkagi hakata koguma, sest mida rohkem teil seda personaalset infot on, seda kergem teil on. Näiteks, kui te olete kirjutanud mingisuguseid artikleid, suudate tulevikus need artiklid AI-le sisse sööta ja öelda talle näiteks, et kasutab seda stiili artikli kirjutamiseks. Aitab suures plaanis. See on see konteksti küsimus. Nii, aga selle järjest meetodi on päris suur probleem, viga. Kui tahate midagi väga pikka või väga põhjalikku kokku saada, siis teil tekib selline kilomeeter teksti. Ja mingi hetk see kilomeetri tekst on, ei ole omatav enam. Kui on selline 10 lehekülge, võib-olla on loetav. Kui on juba 100 lehekülge AI-s kopitud vastuseid, siis ma arvan, et see on juba suht pointless. Aga siit me läheneme järgmise suunale. Kui te infot hakkate otsima, siis laiemalt. Teil on mingisugune spetsiifiline küsimus või teema. Te lööte selle omakorda juppideks, ja nii edasi. Ehk siis tükeldate selle info otsimise kogu selle protseduuri etappideks. See on ilus pilt, aga arvatavasti, kui te peas mõtlete, kui te otsite mingisugust väga rasket teemat, te olete liikunud ühes suunas, siis olete liikunud teises suunas, siis vahepeal nad kattuvad, vahepeal ei kattu ja nii edasi. Siin on väike probleem. Aga kuidas seda võiks teha? Kellel on tasuline versioon, siin all kuskil peab olema selline project tab või võimalus, funktsioon. Mis see annab? See annab seda, et te saate teha projekti. Projekti eesmärk on see, et ta jätab meelde, mis te olete teinud, suudate talle anda konteksti, suudate anda talle igasuguseid lisakäsklusi. Ma ei tea, kas on piirang, aga siiamaani pole projektidel leidnud mingisugust poolset piirangut. Teete uue projekti ja tõesti avaneb enam-vähem selline aken. Siin, mis näete, on see, et te saate valida mudeli, O3 või 3.5 ja nii edasi. Te saate lisada lisafaile, ehk siis te saate anda talle lisadokumente, mida ta peaks arvestama vastuse andmisel. Te saate eraldi lisafunktsioonid, lisainstruktsioonid. Nii, jah. Minu kogemus on see, et tal on failidel piirang, kas oli mingi 20 faili näiteks. Aga 20 failidel on vist ka piirang lehekülgede arvu pool. Et seda tuleb jälgida. Kui ta ei saa sellest dokumendist aru, siis tavaliselt siia tekib siuke, ma ei saa sellest aru. Palun, re-upload või mingi muu funktsioon. Tavaliselt, kui on siuke vähe paksem raamat, siis ma olen seda lihtsalt tükelnud mingi 3-4-5 osas. Nii, siin ma saan valida mudeli, mis on ülitähtis. Siin on tavaliselt versioonid olemas, et kui lihtsam asi, siis saate kasutada mingi O3, kui on siuke üliraske küsimus, siis saate 4.5 kasutada näiteks. Aga peate arvestama, et 4.5 lihtsalt vastuste andmisel kerida on, võib kerida mingi 15-30 sekundit. Nii. Näidis, promptist. Prompt kirjutatakse siia. Nii. Väga hea, keegi ei näe, mis on kirjas, ma saan kommenteerida. Okei, aga see on üks prompt, mis oli projekti failid sisse antud. Mis siin kirjas on? Sa oled siis hindaja, pange hinda õpilaste töid, vastavalt kriteeriumitele. Ma annan teile õpilaste tööd, kriteeriumid, ülesanne, mida õpilased lahendasid, grupeerimise failid, siis kuidas nad jaotavad gruppideks, sest oli erinevad grupid. Siis ma annan teile AI-le 10-nädalase õppegraafika või õppeplaani. Ehk siis see kontekst, mis nad pidi selle 10 nädala jooksul ära õppima, et ta jätaks kuskil mujal asju uurima. Ja lisaks ma andsin ka listi põhiterminitest. Jällegi, see on see konteksti küsimus, et võib arvata, et AI teab kõike,
aga ta teab natuke paremini, kui ta väga suunatada seda küsimust teha. Ehk siis ma selgitasin lahti, et mis sa teed, palun vaata analüüsi, hinda ja nii edasi ja väljendisse annan mulle mingi Exceli fail, kus on siis nii-öelda tulpades välja kirjutatud nimi. Nimi ma mõtlen seda, et täisnimi, vaid mingi ees läheb, aga täisnime sisse topige sinna. Ja siis hinda vastavalt siis, mis mul on siin mingi 20 kategoorias. Ja hindamise palun teeb siis protsendi põhjal vastavalt siis kriteeriumitena. Siia tavaliselt ma olen veel lisaks kirjutanud ka seda, palun arvestanud neid faile, mida sa tead, mis ma olen sulle andnud, ära kasuta mingit muid tehnikat ja võtteid. Taiga tavaliselt see probleem, et kui ta ei saa aru, siis hakkab asju välja mõtlema. Aga kui te väga spetsiifiliselt kirjutate talle, et ära kasuta ja kui on tekkinud mingi probleem, siis kirjutate, kui tekib probleem. Ehk siis, kui tavaliselt õpilase töid, ma ei tea, pool päeva saab hinnata siin ühe klikiga, kõik on tehtud. Ja siis siit saate nii-öelda korrigeerida protsendina või siis muud hindamismaatriksi alusel. Ja ma arvan, et teil on piisab palju tarkust, et aru saada, kas ta hindab õigesti või valesti. Olen katsetanud, ma olen hinnanud töid inimeste poolt ja AI poolt ja päris hea kattavus. Ehk siis kui on sellised lihtsamad asjad, need töö pikkused, õpilaste tööd võivad sütta lehekülg, mitte rohkem. Kui tekib olukord, kus õpilase töö on sütta pikem, ma ei tea, 50 lehekülge, siis on mõistlikum võib-olla vähemalt kokku hinnata. Nii, aga see on lihtne. Teine variant või veel mingi variant. Palju teist on kuulnud sellest Google Notebook LMist. Jah, ei võib olla aga pihne. Kõik on selge. Aga enne üks hea ressurss. Ehk siis Google kontoga enamusel see peaks olema täiesti tasuta siiamaani. Seal on tasuline versioon, aga peate vaatama, kas teil on seda vaja. Hetkel, kui te alustate, on selline pilt, ehk siis saate luua neid notebook'e rohkem kui ühe. Ehk siis saate luua kas nüüd teema alusel, kui te otsite midagi või mingi muud teooria olla. Selline on see interface. Mida te siin näete? Te näete allikaid. Ehk siis see on kõige tähtsam. Ja teised LM-id tavaliselt kasutavad sellised üldteadmisi. See kasutab ainult kui enamused neid allikaid, mis olete sisse söötnud talle. See on siis kirjutate oma küsimusi ja siin on lisafunktsioonid, see, mis mul oli kasutusest läbi vahetas. Nii, mis annab mida? Ehk siis, lähen tagasi chati, on vaja infot. Kirjutan chati, mul on vaja infot, mingi teatud teemad, ise valite, mis selle teema pakub ja väljendiks see peaks andma mulle tabeli. Tabelis peaks olema siis raamatu nimi, autor, link, mis on tähtis PDF-ile ja nii edasi. Hetkel ma panin 10-15 tulemust. Kui teil on olemas omad raamatud, siis on veel parem, aga oletame, et teil ei ole. Teil on lihtsalt mingi üldine teema ja selle teema raames tahate leida mingi midagi. Nii. See on siis läinud, panin sisse. Nimetus nii edasi, kõige tähtsam on see link siin keskele. Ja mis see link annab? See link annab teile ligipääsu raamatutele. Minu loogika on see, et kui raamat on 300 lehekülge, siis on juba asjalik asi. Kui veel maksab, siis on veel parem. Kui on 10 lehekülge, võib-olla ei saa öelda, mis on raamat. Nii, aga miks see vajalik on? Pärast kasutada. Nii, teine koht, kus meil infot on vaja. Kes seda Sidespace'i teab, kui on kuulnud. Iga päev on midagi uut. Nii, jälle üks keskkond. Tal on tasuline versioon, tasub eraldinnast väga palju. Ehk siis ta otsib artikleid, ta otsib siis andmebaasides artikleid. Tal on olemas lisafunktsioonid, kui maksate võite neid kasutada, aga meid huvitab siis see kõige rohkem. Standard, high quality ja deep review.
Ehk siis oletame, et teil on mingi teema, kirjutate sinna sisse ja tekib enam-vähem selge pilt. Ehk siis siin kokkuvõte esimesest 5 valikust või artiklist. Siin muidugi peaks rääkima seda, et kui te panete siin pilti linnukesed, siis see hakkab muutub automaatselt. Siin hetkel ma olen pandud, et ma tahan PDF-e, sest mul on vaja dataseti ja mul on vaja best of the best top papers. Ehk siis ta sorteerib neid ära niimoodi, et esiteks ma saan vajadusel selle PDF-i alla tõmmata, kus on teise artikkel. Ta annab mulle best of the best kokkuvõtte. Ja lisaks, mis siin on export button olemas. Export button teeb seda, et selle sama tabelis, mis te siin saite, saate siia genereerida veel mõnda suhtlusi vastavalt oma äranägemise järgi, kus saate vaadata, mis meetod oli või mis oli see valim ja nii edasi. Sõltuvalt, mis teid huvitab. Te saate selle eksportida. Nii vaadata siis Excelisse. Siin on lisafunktsioonidega neid, kui praegu vaadata, sest aeg saab otsa läinud. Nii, mis me tahame teha? Ehk siis plaan on selline, et me tahame seda Outlooki elementi toita võimalikult kvaliteetse infoga. Selleks, et see Outlook element annaks teile õige vastuse. Sest kui me toidame ta mingi prügiga, siis arvates see, et ta targemaks seda. Aga kui me võtame sealt Sidespace'is õiget PDF-i, mis neid huvitab, võtame kokkuvõtte, võtame tekst kokkuvõtte, võtame paar raamatut, paar YouTube'i ja lükkame siia Google Outlooki elementi, siis ta muutub päris targaks. Sellest on meil juba abi. Nii, aga oletame, et teil ei ole neid raamatuid, siis see Outlooki elemis on selline funktsioon nagu Discover Sources. Kus ma olen seda kasutanud, on seda, et ma tean, et mingi üks raamat või mingi asi on ülitähtis selles teemas võitluses. Teoorias need võivad olla kas teie enda slaidid või doksid või siis mingisugused lingid või lihtsalt tekst. Ja siis annate talle alguse, siis vajutate Discover Sources ja siis vastavalt sellele, mis ta teile sisse söötanud, ta annab samasuguse kvaliteediga asju teile ette. Tasuta versioonid on piirang 50 tükki, aga kui te olete juba 50 raamatut läbi lugenud, siis arvatavasti te midagi teate. Mõnikord tekkinud olukord, kui raamat on 600 lehekülge, siis ta ei taha seda lugeda. Aga mis ma olen teinud, ma lugen lihtsalt tükendanud juppideks. 300 lehekülge raamat ta sööb päris hästi. Nii. Tagasi. Oletame, et teil on need samused kõik materjalid olemas. Ehk siis vajatad seal keskele niisugune chati koht, aga seal lisaks on olemas selline mindmap nupp. Mis ta teeb? Kui te võtate ühe raamatu, siis ta loeb selle raamatu läbi ja genereerib teile mindmapi. Ehk siis genereerib neid samuseid topikuid, mis teid võiks huvitada. Osa arvatavasti teate, osa võib-olla ei tea, kus annab väga hea ülevaate, mida te ei tea. Plus tuleb nüüd selles, et kui te panete näiteks 2-3 raamatut kokku ja ütlete, et teie mindmap selle 3 raamatu põhjal, siis ta genereerib 3 raamatu põhjal. Kui te panete 50 allikat ja öelge, et teie on mindmap, mis hõlmab kõik 50 allikat, panevad mingisuguse struktuuri järgi, nii et ma saaks aru, siis ta paneb 50 allikat üle mindmapi peale. Siin muidugi võiks mainida, et mindmap ei ole concept map, see on 2 erinevat asja. Mindmap lihtsalt kaardistab seda sisu. Teoorias, kui te juba midagi teate, näiteks energiasüsteemi, siis vaatate listi, okei, ma seda ei tea, võetud siia, siis see lükkub edasi ja nii kaua, kui ta on kuutele edasi jäänud. Oletame, et saate mingi teema, mis ei tea. No ei tea konkreetselt. Te vajutate selle nupu peale, siin aknas, mis on see keskne akna, ta hakkab teile seda lahti selgitada, mis on positiivne on see, et ta ei hakka täiesti lambist teile asju rääkima, aga iga väide, mis ta teile ütleb, on kuskilt allikasse võetud, mis oli selle vaadata poole. Tähendab seda, et see ei ole täiesti info, mis tuleb õigust,
et pigem see on info, mis on võetud teie poolt ette antud allikate põhjal. Mida kvaliteetsem allikas, seda parem see info tuleb. No ja siis vastupidi, kui panete sinna teisi artikleid, siis võib-olla ei tule kõige parem. Aga nagu näete, võib-olla ei näe kõige tumedamini, aga siin on mitu allikast. See tähendab, et selle tekstibloki on võtnud siit 2-3 kohast kokku. Läbi lugenud, loodetavasti aru saanud ja teinud teile ka kokkuvõtte. See annab teile võimaluse siis nii-öelda aru saada nendest raamatutest selle osa, mida te veel ei tea. Nii, seal veel parem pool oli veel siuke nii-öelda koht, aknakoht. Need on need lisafunktsioonid, mis iseenesest on täitsa huvitavad. Esiteks, saab keelt muuta, ei pea inglise keeles rääkima, võid põhikeeles rääkida. Et siis keeli on suhteliselt palju seal. See tähendab seda, et ta muudab kogu selle interface'i ka vastavalt siis valitud keele. Aga mis on kõige tähtsam? Ta muudab selle osa, et siis conversation vastavalt sellele keelele, mis te valisite. Ehk siis mis see on? See on audio kokkuvõte teie allikatest 10-15 minutit. Mis on positiivne on see, et suhteliselt täpselt ta räägib sellest sisust, mis te seal allikates kasutasite. Ei hakka mingi täitsa suudne asja rääkida. Miinus on see, et tihti peale tekstis on võib-olla kergem seal chati aknast leida seda, mis tahab. Siin on ka nii-öelda interactive mode. Siiamaani vist ainult inglise keeles on see, et te suudate hea mikrofon temaga rääkida ja esitab küsimusi juba audio teeb. Ehk siis ta räägib ja siis küsib seda küsimuse ja siis ta vastab allikatele. Ja siis niimoodi see käib. Ma proovin paar korda töötas suht hästi, paar korda ei saanud keeles ära. Aga ma arvan, et lähitulevikus see töötab. Siin on siis selline veekoht. Ja siin on ka nagu eelfunktsioon. Studyguides on nüüd see, et kui tahate seda teemat õppida ise, siis ta genereerib teile siis nii-öelda meie mõttesaine tava siis, mida te peaksid õppima ja kuidas. Briefing doc, timeline, facts ja igasugused muid asju. Ehk siis siin on lihtsalt paar näidet. Paar nii-öelda mindmap'i erinevate allikate suuruses ja siis mingisugused teemad ehk siis need vastused, mis ta on andnud. Ja ma mõtlesin, et on suhteliselt tähtsad. Selleks, et nad ei kaoks chati ajaloos ära, ma salvestasin eraldi enda notina. See vajalik on, see annab seda, et annab teile jälle konteksti. Kui te lugesite see läbi, saite aru, jah, see on asjalik asi, et ei kaoks ära, seidite ära ja siis võite tulevikus järgmises notepis kasutada seda kui allikana uuesti. Nüüd. Aga põhiprobleem on see, et kus salvestada kõik seda. Kui eelmine kord meil see docs või Word dokument oli suhteliselt hea, aga nüüd tekib see probleem, et meil see info on nii suur ja ta läheb erinevas piirkonnas erinevas suunas. Nüüd peab arvestama, et tavaline teksti formaat enam ei tööta. Ma ise olen kasutanud Mirat, olen olemas igasugused muid whiteboard nii-öelda aplikatsioone. Ehk siis, mis ta annab? See annab seda, et teil on tekstiblokk ja veel mingi tekstiblokk, suudate neid ühendusi luua, aru saada, kuidas te jõudsite siit sinna, saate igasugust lisainfot anda ja pärast, kui veel tekib mingisugune komplekt infot, siis te suudate välja suumida ja aru saada, kus te olete ja siis edasi liikuda, sisse suumida. Neid variante on päris palju, et täitsa vaba valik. Point on see, et meil on vaja see pilt kuidagi saada koos infoga siis mingi kohta, kus me saame tulevikus seda kasutada. Nii. Meil on teine järgmine probleem. Probleem on see, et kui meil on neid kastikesi ja ühenduskohti nii palju, kas Miras või mingi muus keskkonnas, siis peaks nagu aru saama, kuidas nad omavahel koos töötavad. Kuidas sobituvad üksteisega. Ehk siis teil on mingisugune keskne idee ja sealt hakkas sarnane liikuma. Nüüd siin on kõige tähtsam on see, et see kastike seostub selle kastikesega.
see linking word, mis siin vahepeal on. Kui see linking word ei ole, siis ta on nagu mindmap ja ta on lihtsalt kaardistus. Aga me tahame, et seos oleks. Nii. Ehk siis siuke ilus pilt tekitab mingi hetk. Noh, see ei pea olema nii-öelda füüsiline, aga see täitsa Miros või kuskil täiesti aktuaalne asi. See on jälle ülipalju infot, aga omavahel kuidagi seotud. Enda peas ta võib-olla töötab, aga homme tulete tagasi, ei saa mitte midagi aru. Aga teatud küsimustes täiesti töötab, kui ta ei ole väga keeruline asi, mis tahate teada. Kaardistate ära, koostate omavahel nii-öelda ühendused ja saate aru, mis on millega seotud. Nii. Aga mingi hetk sellesse puudu, teil on vaja rohkem ja rohkem. Infot on nii palju, ta on omavahel nii palju seotud, et tahaksite teada, kuidas ta ikka koos töötab. Ehk siis teil tekstid olevad klassikesed või info kogumid, mis on omavahel kuidagi seotud risti-rästi. Kus sama meetri seemine, aga siit ei saa kasu, mitte leia midagi. Ja siin on siis siuke second brain nii-öelda loogika järgi, et teil on süsteemi, mis paneb kõik teie ideed ühte kohta, suudab need ideed omavahel ära siduda ja selgitada, kuidas on mis midagi seotud. Neid keskkondi on palju, ja keegi võib kasutada mingi muid asju, aga siiani, mis mulle meeldib, on see, et ta on tasuta, ta on suhteliselt muudetav ja suudate seal teha vastavalt oma vajadusele. Sest õnneks või kahjuks inimestel kõik ajad on erinevad, ei ole ühte sama ju. Sama peab ka nüüd lähema selle info otsimisele või info kogumisele, et ei saa võtta mingisuguse ühte idee ja copy-paste'ida ja öelda, et see on minu jaoks hea. Seda peab tunnima vastavalt oma vajadustele. Nii, screenshot, kuidas siidel seespoolt välja näeb. See on mobiilivaade, aga mind huvitab see vaade rohkem. Et siin on siis nii-öelda notes, tal on mingi sisu, ja et sisud on omavahel kuidagi seotud. Ehk siis mäletad see eelmine pilt, kus oli mitu infoallikat, aga need omavahel kuidagi seotud. Siin me näeme graafiliselt, kuidas on omavahel seotud. Mida rohkem te sinna seoses loote, seda kergem on pärast seda kasutada. On olemas oma search, aga search'iks teeb ja otsib lihtsalt sõnu siin nootidest. Aga seosega nii hästi ei näita. Siin on päris palju igasuguseid plugineid ja lisafunktsioone, kui te tahate kasutada otsi, mis teile rohkem meeldib. Saate muuta kogu seda graafilist interface'i, saate muuta, kuidas ta omavahel suhtleb. Mul on tehtud see, et kus on positiivne, on mitu riistvara ja kõik need notsid omavahel seotud. Kui ma telefonis näiteks midagi leian, seegin ära, siis on siis momentaalselt kõikidest ehitatus. Nii, milleks see vajadus on. Ja siis oletame, et teil mingi hetk tekib mingisugune arv infot. Nad on omavahel suhteliselt hästi seotud. Mida parem te seota, seda muidugi parem. Ja pilt on see, et graafiliselt näiteks, kui teete mingi teema, vajutate töötab siia peale ja siis ta näitab need seosed, mis on läinud kohal. Ja saate võimaluse juba graafiliselt kaugelt vaadata, kas aru saada, kuidas mingi üks info on seotud teise info. Jällegi on miinuseid. Ei ole miinuseid. Plussid esiteks. Plussid on see, et kõikidel notsidel ei pea olema seos teistega. Mingi asjad võivad lihtsalt kogunevad teil mingi faktid, võib-olla te ei tea, huvitav fakt, aga kuidas ta teistega seotud, te ei tea, kas ta olnud midagi. Sees on tagid, connection'id ja map of content funktsioonid. Ehk siis te suudate siduda kokku. See on lihtsalt üks näidis, mis ma screenshot'i võtsin. Mingi hetk võiks nüüd selline jama. Kui te teete seda piisavalt hästi, piisavalt kaua ja piisava täpsusega,
siis vahepeal tekivad niisugused ämblikuvõrgud. Ja sealt enam leida midagi on suhteliselt raske. Jah, muidugi ta võite siia mingi asenduse peale vajutada ja siis näitab, kuidas see on teisega seotud ja võite siit otsida, tal on veel mingi lisafunktsioonid. Aga ma ei tea, mis teile arvab, et teadmine teos, aga ei ole tasutada. Nii. Mis me siis saame teha? Ehk siis meil on üks koht, kus me hoiame oma notesi. Seda me saame toitada kas notebookiga või Syspace'iga või lihtsalt tekstiga või sorteeruva vahet ei ole. Me toidame seda Obsidiani nii kaua, kuni meil tekib mingisugune andmebaas. See andmebaas on markdown tekstina. Positiivne on see, et see markdown tekst on avada formaat, seda võib kasutada igal pool. Kui see andmebaas on olemas, siis me ühendame seda Claude'iga. Ja siiamaani ma nägin ainult Claude'iga ühendamist. On olemas OpenAI, aga see on mingisugune eraldi raha eest. See ühendus on tasuta, aga see Claude'i liita on tasuline. Mis see annab? See annab seda, et teie kui kasutaja avate akna, siis AI esiteks vaatab, mis te teate. Ja siis ta vaatab netist, mida te ei tea. Näiteks, kui te olete uurinud mingi teema, te olete seda esiteks otsinud kõik need replikud, notebooki teinud kokkuvõtet, söödnud sisse, siis minnud Syspace'i, korjanud kokku kõik viimased artiklid, kõik võimalik info, mida rohkem seda parem, jälle talle sisse söötnud, võtnud mingisugused teksti kokkuvõtet või lausa artiklid, sorteerus. Me ei soovita artikleid sisse töötama, soovitame artiklitest välja võtame mingi teatud jupiteid. Nii on kerge. Kui te selle oma sorteerumise andmebaasi siia kopite, siis see muutub väga suureks. Pigem vaadake kokkuvõtet ja juba siin saate tagasi tulla vajadusel. Nii. Kasutate Claude'i, Claude siis Claude vaatab sisu, vaatab netist lisaks ja saate kasutada. Panin teile slaidile ka kuidas seda seadistada, see on väga spetsiifiline. MCP funktsioon, ta ei ole kõikidel olemas. Aga mis ta on, ta võimaldab AI assistentidel suhelda muude funktsioonidega. Kaasa arvatud, mis ainult sellega, võite oma Google Drive'i ühendada, võite meiliga ühendada, kui julgete, võite oma kalendriga ühendada, et siis te annate enda luba teha muudatusi oma süsteemis. Siiamaani ma olen seadistanud pigem nii, et ainult selle ühenduse, et ma meilid ja muud asjad pigem ei ühendaks. Nii. Lähen sinna Claude'i ja täitsa tavaline prompt. Genereeri mulle 5 asja selle teema ja ühendab omale kokku. Väga lihtne. Võite neid prompte kasutada, kuidas ma ütlen, raskemaid ja kergemaid, aga point on selles, et meil on minu poolt loodud ja see kõik on AI poolt loodud. See tähendab seda, et ma andsin talle teema. Konkreetne kord oli tühi, aga ma ütlesin talle, et vaata, mis mul on olemas ja selle põhjal loomine uus teadme ja ühendada kiiresti samavahel kokku. Ehk siis näete, et teeb connection. Kui te vaatate selle üle liigi, siis siin on see täitsa tavaline tekst. Ta teeb selle kokkuvõtte või vastavalt nii, nagu te talle kirjutasite, ta ühendab teiste notidega ja kirjutab, kuidas on omavahel kokku seotud. Ja mingi hetk juhtub see, et tekib see teine. Aga mis on pluss on see, et AI on kõik selle läbi lugenud ja ta teab, kuidas need asjad omavahel kokku seotud. Ja see annab teile selle, et te suudate esitada väga spetsiifilisi küsimusi ja ta teab, mida te juba teate ja selgitab teile, mida te ei tea. Nüüd. Jah.
Nii, me saame paar küsimust, siis saab tööle hakata. Kerge. Infotsilik. Jah, võib-olla nii palju, et kui te teete mingi tordi retsepti, et võib-olla ei ole vaja seda kasutada, on võisid kasutada midagi kergemat. Kui teil on vaja mingi suurt asja kokku võtta ja aru saada, siis pigem seda kasutada või siis teada seda. Küsimus on selles, et kuidas see info, mis te olete juba ükskord kokku korjanud, kuidas te saate seda kasutada veel kord? Kõik need süsteemid on eesti keelest ka. Ma isiklikult ei kasuta eesti keelt, sest inglise keeles tulemused on paremad. Ta on treenitud inglise keeles. Ma arvan, et ta ikka vaatab inglise keelt ja siis tõlgib selle. Sest osa sõnu inglise keeles tähendab midagi muud. Ma ise kasutan inglise keelest pärit. Aga see saab tõlgida. Ehk siis selle alusel oleks parem näiteks otsida mingi informatsiooni eesti keele, või tähendab inglise keeles, siis pigem pärast juba seda pildile ära, et siis vähem oleks seda nagu selle sõnumi nagu kaotus oleks vähem. Jah, et ma kasutan ingliskeelseid õpikuid ja manuaale ja kõike seda, et seal on, võite eestikeelset ka kasutada, ingliskeelset on paremad. See on kui enda töö, mida sinna kogutama eesti keeleteks on. Jah, no siiamaani ma ei olnud, jah, ma ei näe sellest tõlkimisest probleeme. Et mida aeg rohkem edasi, seda paremini ta suudab tõlkida. Aga lihtsalt teatud terminid, mis on inglise keeles tähendavad ühte ja kontekstis või lauset tähendab ühte. Ja kui sa tõlgid selle üks-ühele, siis ta eestikeelsel pool ei tähenda seda sama. Kus on näide tuua, aga arvates teadki midagi. Mõnikord on see, et mõnikord tõlgitakse mingid asju, on väga imelikult, nagu viibadisain, ei tea, mis see on prompt engineering. Ja kui ta ütleb prompt engineering, siis arvatavasti enamus saab aru, mis on, kui on mingi viibadisain, siis kõik arvavad, et see on see pangakaardi viibadisain. Nii. Jah, teen mingi harjutusi ka. Võite siia ikka tööle. Jah, ja siis link slaidile, kus need slaidid on ja kus on kõik see muu materjal ka. Vaadake sealt slaidil, kus me parasjagu olema, siis saame harjutada. Et miks ma jagan seda praegu, et ei peaks nagu ümber trükkima, saate sealt PDF-i nagu copy-paste'ida neid prompt asju. Nii, kui midagi mingi slaid 56, võite sealt üldse. Nii, aga põhimõtteliselt oleks jube hea, et te saaksite nüüd selle keerulise prompti lihtsalt pulmalt võtta, kopida, avada kas kogu aeg OpenAI ja OpenAI, et siin on kuskil kirjas. Selle sinna sisse sööta ja mõelge siis mingisugune küsimus, mis teid parasjagu huvitab. Ideaalis võiks küsida seda, mida te juba teate, siis te saate vähemalt testida sama vastuseid. Mis ta siis peaks tegema? Ta peaks genereerima teile selle prompti ja ta peaks genereerima teile küsimust, mille alusel te saate täiendada seda prompti. Et kui ta küsib midagi, mida te ei taha vastata, siis te ei pea vastama. Te võite ka need vastused täiesti ise täpsustada. Et siis selle tegevusega saab täpsustada, mis te tahate. Ja ta annab teile seda, et esiteks oma peas struktureerida seda info. Ja teiseks te väga spetsiifiliselt annate jätile teada, mis saate temast saada kaugemas tulevikus. Ideaalis oleks muidugi avaveerusaken, te saate vahel testida, et see prompt, mis teile annab, saate kasetada sinna lisaaknas või lisatabis, kus kergem on.
ja vaadata, mis see vastus tuleb. Piisavalt turvaline. Jah, kus ma olen kokku puutunud ka olukorraga, kus ma teen oma konti tegevusi ja ta jätab meelde, mis ma olen teinud. Et püüab nii-öelda vastata niimoodi, nagu mulle meeldis. Kui te otsite neid raamatuid, siis vaadake jooksul, millal see ai tuli välja ja millal see raamat tuli välja. Raamat oleks enne ai tulekut nii-öelda valmis kirjutatud. See tekib see olukord, kus kordub ühte sama teemat. Keegi näiteks ütles välja mingisuguse väite. Teine copy-paste'is, juba kolmas copy-paste'is ja lõpuks jõudis olukord, kus välja maailmalt asi on juba korratud nii palju kordi, et muutus tõelikult. Nii, aga küsin küsimusi, on nii tõsiselt lõpus. Teil kogemust on mõnda tõendada Microsoft OneNote notebook'ile midagi? Kui teile obsidian kasutatakse selle asemel, aga kas olete proovinud? No kui te viitsite kõik need asjad välja printida ja siia sisse sööta, failida, PDF-ida. Siit on nagu on okei, kui ta on Google Docs ja kui te Google Docsi muudate, siis ta saab aru. Aga Microsofti asjaga ta nagu niimoodi siitida ei saa. Ehk siis on Google'i poolt loodud ja eelistab Google Docsi. Ehk siis näiteks teil on mingisugune uurite mingit teemat ja teil on mingisugune teatud fail. Te teate, et see fail on see, kus te söödate kogu aeg uut infot sisse. Siis linkite ära selle Google LM-ina ja iga kord, kui te upgrade'ide oma Google Docsi, siis siit saab ka aru, et on midagi muudetud, vajutab, kui sa kuskil sync nupp, siis on uued asjad sisse töötatud. Kui ma saan siia selle mindmap'i töötada, kuidas see nüüd ise inimest äratada? Ma näen. Kas see õige on? Pigem mitte, see mindmap on pigem selleks, et kaardistada neid allikaid või seda sisu. Aga see võib sealt välja eksportida ja mingi teiselt programmis muuta. Jah, aga see point lihtsalt kaob ära. Sest selle mindmapi põhitee on see, et kui seal on mingisugune termin, mis te ei tea või tahate rohkem teada. Te võtate termin peale, see kõrvalaknas selgitab pikalt ja laialt, mis see on. Proovib vajutada mingi suvalise asjale. Ja siis ta selgitab ja see on sellised hallikeselt. Ja, kui ma siia vajutasin, siis ta nende küsimused. Ja pluss on see, et no loodetavasti see materjal, mis te sisse söötsite talle, ta on õige. Ja siit, kui te näiteks kahtlete või rohkem peale, siis saab selle hallikese peale vajutada, siis ta rohkem vasakul avab selle koha, kus on võetud. Ja saate minna sügavale. Ja see süsteem on hea, aga probleem võib-olla on selles, et ma ise olen sealt nagu lihtsalt kasutatud info otsimiseks ja info enda süntetiseerimiseks, aga ikkagi copy-paste'inud seda teksti siis kuhugi teise kohta. Seal on olemas see otsida asi täitsa olemas, aga tavaliselt, kui me midagi otsime, siis
tahame selle infokeskkond peale. Niisama kogumine on pointless. Kui te oletame, et kirjutate referaati, siis kogute infot ja siis pärast selle põhjal teil tekib mingi PDF. Aga eneseõppimiseks täitsa okei. Kes julgeb, võib seda interactive mode ka katsustada. Inglise keeles täitsa töötatud, eesti keeles nii enam. Nii, küsige veel tegelikult. Ja võib-olla see pilt ei tundu tähtis, aga põhimõttes AI ajal see ongi see põhituum. Ja seda infot nii palju on laiali igal pool. See seos, mis on ühe infoallika ja teise infoallika vahel, et see on oma tähtsust. Inimese aju töötab enam sama põhimõttega, et kui küsida, mis on mingi auto numbrimärk, siis võib-olla see info ei oma tähtsust. Aga kui see seotakse mingi muu asjaga, siis ta jääb paremini meelde. Kes läheb? Äkki refreshile brauserile ja sisse söötada, mis on olemas. Tämä on se, että se vaja mingisugust olemas. Selles mõttes jah, ta loetab läbi. Just salvestab seda info, mis seal sees on. Ja sinna mingi isiklikud asju sellised. Jah, aga selle põhjal saab juba katsetada naamad. Kui play vajutada, kõlar on või ei ole, siis seda teeb kokku nendest allikatest. Ja, ehk siis hetkel ta on siuke natuke pooltoores, ma ütleks. Aga kui teil on vaja mingisugust kiiret ülevaadet anda, et on väga raske mingi paksu raamatu selgitada 10 minutiga. Aga kui te näiteks teemat üldse ei valda, siis see võib olla aitab. Ja see interactive mode ei julge seda kasutada, mis on lõpes üldse. Eelmine nädal päris hästi tööstus. Üks küsida, kus see interactive mode võiks leida? Nii, vajutusi generate. Oota, mõnda aega. Siin alla võiks tekkima see button. Kui ta tekib, siis on hea, kui ta ei tekib, siis ei teki lihtsalt. Siis on siin mingi beta versioon. Okei. Nii, kas siis läheb? Nii, nüüd vajutada seal mingisuguse asjanduse peale, sõna peale. Teisi.
kinni. Ja siis avada see chat'ide ekraanist liiga väike. Ja nüüd andis selle küsimuse peale ja siis ekraan vist liiga väike. Peaks suuremaks tegema või selle teksti suurde väiksemaks tegema, et oleks näha 3 tääri. Ma ise ei saanud aru. Nüüd andis selle mingi teksti kokkuvõtte ja siin on suused vallikesed. Ja kus ta võttis. Pluss ongi see, et ta ei võta täitsa suvaliselt mingi tekstist mingi tekstist ja kus üles. Ta annab sealt allikatest, mis teise rada sisse tööstada. Siit on tagasi selle juurde, et dataset, mis te peate talle sisse söötma, see peaks olema võimalikult nii-öelda kvaliteetne. jooniseid ka lugeda, graafikud. Kas me nüüd räägime skeemidest või me räägime piltidest? No ma ei tea, näiteks kaart, liiklussageduste kaart. Ma olen sisse söötnud pilte, mis on õpilaste poolt tehtud neid mindmap'e näitesaarad. Ma olen sisse söötnud elektriskeeme ja teisaarad. Ehk siis saab aru ei saa, kui see on suhteline, ta vaatab, kas ta on varem sihukest asja näinud ja loeb seoseid. Ehk siis sihukesed koera ja kassipilte, see on täitsa okei, et sellest saab väga hästi aru. See liiklussagedus ja see, seda võiks proovida. Ma arvan, et mingi asjad tuleb välja. Kui ta piisab kvaliteetne. Aga kui on niisugune rätsepa lahendus ja mingi väga spetsiifiline skeem, siis saab võtta. Aga seal alguses, kus me rääkisime nendest projektist, saab ta seda tuunida. Tuunida saab ta niimoodi, et söörata talle sisse andmebaasi dataseti või teil mingi skeemide selgitusi. Näiteks õpilased peaksid teile joonistama mingid skeemid. Neid joonistab natuke erinevalt, eriti nüüd käsitleda. Söörata talle ideaalse paar varianti ja ütleb, olen võrdlev see õpilase poolt toodetud hakatis selle ideaalse variandiga ja too välja kattuvus mingi protsentides. Ja siis saate aru näiteks, keda tasub veel lisaks kontrollida ja kes on juba päris hea. Aga ma räägin suurtes mahtades. Kui on niisugune 2 tööd, siis on kontrollides nagu käsitsid. Jah. Aga teiselt poolt ei õpilased ka lõlid ei ole. Söövad samamoodi need ideaalsed skeemid kuhugi sisse ja ütlevad, et tee mulle midagi sellist, mis läbib selle kontrolli. Ja kui teil ei ole seda nii palju mõistlikult aru saada, et see, mis tehti, on vale, täitsa vale, siis vaadata lihtsalt AI kontrolli ja ütleb, et okei, siis AI kontrollib olemasoleva asja. Ja see mudel, mis on OpenAI 4.5, see on päris tark. Mis ei tähenda, et teised ei ole järgi. Meil on maks 10 minutit ära. Planeerin viimast üldse. Nii, aga see 4 ja 5, kas oli see kategooria, et ta istub ka nagu mõtleb, palju kõik on? Jah, see 4.5, siuke lihtne küsimus, mõtleb juba mingi 15 sekundit. Aga kui teil on vaja see õige info sealt saada, siis ma arvan, et te ootate ära 15 sekundit. Mingi, ma ei tea, retsept, siis pole mõtet. Nii. Seal lõpus on veel igasugused lisamaterjal, mida ma ei vaadanud, aga kui nii-öelda kasutate siis nii-öelda õpilastega, et saate mingi ideid võtta. Terminitest me ei rääkinud, sest ma eeldan, et enam kõik võiks teada. Kõik on vähemalt üks kord elus olnud, palju lõimine, kompensioneeringud ja nii edasi.
Findib selle, ma ise pole seda kasutanud, aga see Stanford andis välja ka mingisuguse oma AI chatbot'i. Võib katsetada, et võite pärast jagada kogemusi mulle. Aga noh, selle miinus on see, et mäletate seda esimest pilti, see black box. Te täpselt ei tea, mis seal black box'is toimub. Ta annab teile mingi vastuse, aga selle kontrollida mingi allika vastu on üliras. Samas võib proovida niimoodi, et katsetada, et öelda, et näe, mul on selline vastus, mul on siin 5 allikat, palun kontrollida, kas see sobib. Aga tavaliselt see lihtsalt võtab nii palju aega. On ka võla. Jah, rohkem on. Nii, küsimusi, ettepanekuid. Ja lõpuks kõik on nii tõsised. Jah, võtan selle vastu. Järjest rohkem ja rohkem infotehnoloogi vahendeid ja programme. Klassikaline suhtlus. Kaob või säilib. Noh, kõige parem näide on see koroona ja Zoomi näide. Siis kui oli koroona, siis kõik järgmine hüppasid Zoomi ja kõik arvasid, et okei. Pärast kui see koroona lõppes ära, siis natuke aega jätkus see Zoomi aeg. Ja nüüd, mida rohkem aeg edasi, seda rohkem taandaks face-to-face nende kohtumisi. Ma arvan, et seda AI-ga toimub sama lugu. Mingi hetk tekib see piik nii-öelda, kus kõik tahavad ainult AI-esse. Ja siis vaikselt päeva muudastu. Ma arvan, et enam saab aru, et see AI chat on ikka masin. Ütleme, et kui nüüd vanasti olid suulised, eks nüüd kirjalikud, eks nüüd aga põhiliselt nagu testid sellised asjad. Eksami või ütleme, et kirjalikult esitatud, mis tahes variandiga koostatud see töö esitatud, pärast seda peaks ka kuidagi katsuma, et inimene nagu aru sai, millest ta kirjutas ja kuidas ta seda nagu mõistab. Kupp on väike mingi 15 inimest, siis on aega seda tegeleda. Aga kui rühm on 300 inimest, ei jõua eriti. Igal ülega rääkida 5 minutit, see on ju aeg. Aga näeme, et hariduses tavaliselt on rühmad läheb suuremaks ja kontaktundide aeg vähem. Mis tähendab seda, et ideaalis jah, oleks hea annab igal ühele 15-20 tundi aega selgitada, kuidas seda aega on. Tuleb läheneda teistmoodi. Kõik need referandi kirjutamise ajad, need nagu möödas, et see on nagu nii pointless ka, kus saab olla. Et see AI kirjutab õiget teksti, aga see paberil, see peas ei ole midagi. See ongi see idee, et AI peaks nüüd suunama õpilase kasutama niimoodi, et kasutaks seda selleks, et luua seoseid teatud infoallikate vahel ja info mõiste vahel. Siis on nagu mingi pointleb külge. Aga noh, võib-olla üks koolides, kus on 10 õpilast klassis, et seal on see suurim asi võimalik. Suuretas. Noh, nagu alati. Ees hakkab nagu, kuidas ma ütlen, tulete kõik ühte klassiruumi ja siis hakkate minu nähes seda testi täitma. Hakkate seda vastu võitlema, aga praegu on juba olemas brauseride laiendused. Näitavad siin õige vastus. See testi tegemise point nagu kaob ära, kes me elame testi nii-enda õpilast teadmist. See on lihtsalt mingi tegevus, mis see läbi. Ülesanded peaks olema sellised, et kõik kõiki materjale saavad kasutada ja siis nagu jõuda olemusele, mida saab siis. See on just oluline, siis ta on jälle kas mõistlik või mitte.
No, minu kogemus on see, et kõik, mis on nii-öelda graafiline, mis on nii-öelda skeemipilt, see on päris hea. Isegi kui anda ülesandeks, et näed, sul on see küsimus koos mindmap, concept map, teeb manuaalselt nii-öelda paberi pliiatsiga. Et see on natuke parem, kui ta kirjutab 10 lehekülge reklaami. mida võib seda õigega saada. Jah, et see protsess, kus ta nii-öelda vaatab, et mul on siin teadmine, seal teadmine, kus ma olen seos on, et see on tähtis. Need mindmapi ja concept mapi tarkvarad AI on täitsa olemas, et kasutada. See, kus on A3, A4 nii-öelda piiratud arv nii-öelda pindel. Et pärast, kui õppejõud vaatab seda hakatud pilti, siis ta nagu visuaalselt kiiresti saab aru, kas on see mingi teema või ei ole. Sest jah, võib anda, et näe, koos mindmap kasuta seda AI tarkvara, mis sa teed. See on see esimene slaidi näide. Lausa sisse sealt tuleb kilomeetri teksti. Kui mõelda selle nagu AI enda mingi õppimist temaga nagu suhtlemist ja koostöö partneritest nii-öelda, et siis nagu aluskivi oleks see, et näiteks ma peaksin õppima pigem selle prompti õigesti talle andma või nagu, kus see nagu punkt A algab oma alguspunkti. Mina alustaks sellest, et aru saada, milleks sul seda vaja on. Esiteks, tavaliselt on mingi ülesanne, mis seda täitmine. Ja siis AI vahendil nagu on taada. Sa kasutad seda, et saada jõuda mingi tulemused. Et see promptil on samamoodi, et on juba päris palju neid kohti, kus saad mingi lolli lause sisse kirjutada, siis sa struktureerib suht hästi. Kas on jällegi tööriist, mida kasutada. Sa pead teadma need 10 tööriista, mis viivad siin võimalikult kiiresti punktist saada B. Kõik on katsetanud. Sest asi on nii uus, et asjad muutuvad nii kiiresti. Nii, aga ma jään rohkem küsimusi ei ole, hakkame vaikselt lõpetama, sest meil aeg tõesti jääb.